Kehtnas õpetatakse IT-inimesi, meie kõige nõutumaid, kõrgepalgalisemaid, kõige tulevikulisemaid inimesi, kes puutuvad otseselt meist igaühe ellu läbi pankade portaalide, läbi iga elunähtuse. Mida rohkem tehisintellekti, mida rohkem roboteid, seda rohkem on ka IT-inimesi vaja ja me siin neid õpetame. Sa saad õpetada kõige paremini siis, kui sa ise ka õpid. Filoloog õpib koos kursantidega ja ma leidsin meie IT23 meeskonna tööde hulgast ühe väga maitsva asja. See on siis häkkimise muinasjutt, millele ma ise lisasin teise poole pealkirjast Ubuntu unenägu. Niisiis meie tänase teksti nimi on häkkimise muinasjutt ehk Ubuntu unenägu. See näeb tegelikult välja niisugune siis, kui ta on formaaditud Wordi. Miks ma panin tahvlil Artur Reidla teksti ka vaadatavaks, aga sellepärast, et näete, kui te ei tee Wordi faili, piirdute tekstifailiga, siis see väljanägemine on niisugune, et sul on üliraske seda nii lugeda kui korrastada. Ehk siis dokument. Aga ma olen õppinud tegema ja seda nüüd juba milleks iganes, nii et meil on olemas. Esiteks korrastame õigekirja ja teiseks kirjutame kolleegi tekstile retsensiooni, mis on siis hinnang. Ja selles hinnangus võib olla nii poolt kui vastu nägemus. Et sa võid kritiseerida ka, siis sa oled õige eestlane. Nii on. Oli kord Ubuntu server ja Windowsi arvuti. Selle Windowsi arvutiga on nüüd niisugune lugu, et minu arvates seda tavaliselt kasutatakse pigem nimetavas käändes. On ju, härrased? Kui sa räägid Windows arvutist, sa ei pane seda ju omastavasse käändesse. Niisiis me tõmbame siit maha i ja jätame ta nimetavasse käändesse. Ubuntu server ja Windows arvuti. Ning ma pidin neisse häkkima. See on tänases maailmas igapäevane task, ülesanne, et saada superkasulikku üks sõna, nii et ühendame selle liitsõnaks. Superkasulik, super suur, super tubli, igal juhul see on niisugune eessõna, mis käib päris sõnaga kokku. Mu missioon oli leida ühes saadetud e-maili sisu. Nagu sa, hea lugupeetud autor ise ka näed, kui ta on ilma sidekriipsuta, siis ta on email. Email vaap käib väga hästi portselani peale, me paneme siia vahele sidekriipsu, siis on e-mail. Esiteks leidsin ma mõlema masina IP aadressid. Sinna vahele istutame sidekriipsu. IP aadress idee poolest on üks sõna ja et ta oleks üks sõna, siis on IP sidekriips aadress. Kasutades oma Kali Linux masinat. Linux, kas see on suure või väikese tähega, oskate öelda? Kas Linux ei peaks olema suure tähega? Härra Kross, naeratuse tagant tuleb pakkumine suur või väike? Suur. Paneme suure Linuxi.
Sest kui siin on kõik need Windowsid ja Ubuntud ja asjad suurte tähtedega, siis see Linux on siin nii kurb. Oma väikese L-iga Linux suur. Kross vastutab. Kasutasin käsku NMAP. Enne sidekriipsu tühikut ei ole. SP ja eesti keeles algavad jutumärgid alt. Nii et toome jutumärgid alla, ja nii edasi. Ning see leidis mulle kõik IP-d, mis olid selles võrgus. Nüüd on teinud tekst meile ülearu seda Andrea, selle me koristame ära Zorro märgiga. Täpselt nii nagu me teeme taandrida, me saame sellest lahti ka, nii et paneme rea lõppu zzz. Ja see tähenda ruski mir, see tähendab seda, et selles kohas ei ole taandrida. IP-d, mis olid selles võrgus. Windows arvutivõrku, arvutivõrk, üks sõna, muidu on ühe arvutivõrk. Aga meil on arvutivõrk kui termin, nähtus. Windows arvutivõrku sellega aga ei leidnud. Selle leidmiseks pidin ma kasutama responderit. Selle abil leidsin ka Windowsi IP. Ma kasutasin käsku, toome jutumärgid alla, need esimesed, võtame sidekriipsu eest tühiku ära. NMAP ilma tühikuta, koma tuleb nüüd, sest eti ees on siis ka koma, kui lause sisaldab seesugust krüptikat. Koma on ikka. Koma, et leida kõik vabad pordid. Selle infoga ma aga mäletamist mööda midagi peale ei hakanud. Kuna ma teadsin Ubuntu serveri IP-d, sain ma minna veebilehele, mis selle serveri peal jookseb. Me võtame ära siit sõna peal, sest peal see on ikkagi konkreetselt on. Ja me paneme selle alalütleva käände lõpu sõnadele. Kui asi jookseb peal, siis ta jookseb laua peal. Nii siis, mis sellel serveril jookseb ilma peata. Panin interneti otsingusse selle IP ning saingi ligi, ei ole vaja taandrida, saingi ligi nimetatud lehele. Seal oli kirjas, jutumärgid algavad alt, LOL, ehk siis laugh out loud. LOL, saite trolli, saite on väikese tähega. Siis ka, kui me kasutame itsitamiseks inglisekeelset lühendit. Kui me oleksime pedantselt korrektsed, aga me ei ole. Sest me ei saa vastu hakata Messengeri kirjapruugile, Snapchat kirjapruugile. LOL kirjutatakse väikeste tähtedega, jätame niimoodi, aga saite on igal juhul väikese tähega. Saite trolli. Punkti pärast seda jutumärki vaja ei ole, et ühe lause lõpus piisab täiesti sellest, kui on üks kirjavahemärk lauset lõpetamas. Mind on uskumatult petetud. Järgmiseks pidin saama sisse Ubuntu serverisse ning sealt leidma, võtame taandrea ära, lause jätkub ikka samalt realt, sealt leidma paroolide räsid ja siit tuleb filoloogi küsimus, mis asjad on räsid? Räsid on räsid, ütleb Leedi Mikker, kes sai suure võidu muuseas üle-eestilise äsja. Räsi. Mida selle räsiga tehakse? Pidatakse asju nagu paroole. Obfuskeerib informatsioon. Konfiskeerib Obfuskeerib. Peidetakse. Selge.
Nüüd said ka põldurid, metsamehed teada, et arvutite sees peidavad ennast räsid, kes peidavad informatsiooni ära. Niisiis, kus see räsi mul nüüd siis jäi? Aha. Millega saan teada Windowsi arvutisse sisse logimiseks vajalikud paroolid. Ubuntu kasutaja nimed ja paroolid olid mulle antud nii, et taandrida ei ole. Seda ei oleks juhtunud neid lõputuid taandridu, kui ei oleks tekstdokument, sest näete tekstdokumendis seal üleval seina peal ei ole neid lõputuid taandridu, et ümber formaatides tulevad need. Järelikult on mõistlik oma tekst kirjutada alguses saadik dokumendina Wordis. Pidin vaid need läbi proovima. Kolleeg Reidlal on väga hea õigekiri muide. Juhin tähelepanu, et tal on sisuliselt enamus komasid perfektselt paigas. Nii et parandada on lust ja rõõm, arvestades, et riigieksamini on jäänud täpselt aasta. Ma teadsin juba, et kasutaja tunnus on Grex, esimene jutumärk alla. Kuna see oli ka masina nimi ning üle jäi vaid õige parool ära proovida. Õigeks parooliks osutus läheb alla esimene sidekriips admin 123. Ma pean ütlema, et see oli korralik idioot, kes sellise parooli pani. See on sama nagu mobiiltelefonil 0000 idioodikas. Vedas selles muinasjutus Ubuntu unenäos. Kui olin sisse saanud, oli mul vaid vaja leida Windowsi parooliräside asukoht. Kasutades käsku, esimene jutumärk alla, sa saad trükitud tekstis automaatselt õigesse kohta esimese jutumärgi juhul, kui sa kasutad oma dokumendis eesti keelt. Nii et soojalt soovitan kõiki oma aruandeid, kursused, töid, mis iganes tekste kirjutades panna oma Wordi dokument eesti keelde, siis ta paneb õigesse kohta sul jutumärgid ka. Siis enne sidekriipsu tühikut ei ole. Niisiis isla kaldkriips etc. Ma arvan, et enne kaldkriipsu ka ei ole tühikut, sest muidu on see parool pooleks. Niisiis selles käsus on 2 üleliigset tühikut, saime hakkama, nagu ka liigse taandreaga. Leidsin ma, et seal on fail nimega Windows, jutumärgiga ikka see allasõit, Windows 11 password. Mul jäi vaid üle see fail avada käsuga jutumärgiga allasõit. Enne kaldkriipsu ei ole tühikut, sudo nano tühikut ei ole, etc Windows 11 password ning seal nad kõik olid. Kui ma olin räsid leidnud, tuli mul need vaid. Aha, siin topeldub väljend. Sa saad valida, kas sul tuli need dekrüpteerida või oli vaja dekrüpteerida. Lihtsam on ära võtta sõna vaja ja lause on korras. Tuli mul need vaid dekrüpteerida. Teadsin, et on kasutatud MD5 krüpteerimist ning otsisin siis internetist lehe, taandrida ära, kus saab dekrüpteerida MD5 räsisid. Põhjus, koma, miks ma seda teadsin, koma, see on põimlause kiil, pealause on põhjus oli see ja miks ma seda teadsin, on see kiilukene, mis tahab mõlemale poole koma. Oli see, et me pidime seda varem selle ülesande valmistamiseks ka kasutama.
Vastuseks sain, et paroolid olid jutumärgid, sõidutame alla need esimesed 0, 0, 0, 0 ja 0, 0, 0, 0. 3 parooli, kuna Windows arvutis oli ka 3 kasutajat. See on tõepoolest tolam ja kõige tolam. Päriselt vaja oli mul ainult Grex. Sõidame esimese jutumärgi alla. Kasutaja parooli ning selleks oli 0. Esimene jutumärk on sellel lollil all. Sain nüüd arvutisse sisse ning mul oli täielik juurdepääs kõigele, taandrida ära, kõigele, mis siin ennast peidab. Meil on terve tekst minevikus. Järelikult on ka see koht minevikus. Mul oli juurdepääs kõigele, mis siin ennast peitis. Kui on minevik, siis on minevik. Ühildumine. Teadsin, et Ubuntu serverist on välja jagatud kaust, kus on 2 räsi pildifailide jaoks. Kaust oli jagatud välja Samba Share'iga selleks, et panna ingliskeelse sõna järel eesti käände lõpp. Me kasutame mitte sidekriipsu, vaid ülakoma. Ja kuna see share kirjapildis lõpeb e-ga, aga Urmanov, ma räägin ülakomast ja eestikeelsest käände lõpust. Ehk siis on meil seesugune lugu, et asendame sidekriipsu ülakomaga ja sinna järele tuleb iga. Sa pead panema selle i samuti, sest muidu sul ei ole võimalik R-i järel ka panna. Share'iga. Nii, ilma taandreata. Nii, et vaatasin, sõidab alla esimene jutumärk. Serv, Samba, Share, kausta. Järgmine jutumärk alla. Elles, tühik ära. Elles, ella, käsuga a. Mis te tühiku ära võtad? See peab sul komendis sees olema. Kui meil on tegemist eestikeelse sõna sisse pandud sidekriipsuga, sidekriipsu ees ei saa olla tühik. No aga see komend on see on jutumärkida. Kas selle käsu, me ei tohi öelda command, käsk. No käsk. Kas selle käsu sees reaalselt saab olla tühik? Peab olema. Kui ei ole, siis ei teeta. Te olete mul lasknud mitu tühikut niimoodi ära võtta. Miks te ei julge öelda? Mina ei saagi niimoodi häkkida. On küll. Ma õpin koos teiega häkkima ja ma olen nüüd mitu tühikut ilma asjata ära võtnud. Aga vähemalt sa olid see esimene loll, kes tegi suu lahti ja selgus, et sa ei olegi loll. Mis me saime teada, et eestikeelsetes sõnades ei ole kunagi tühikut sidekriipsu ees. Aga siis IT-maailma käsus, commandis selgub, et on tühik. Ma sain targemaks. Nii. Ja pilt oleks palju vähem punane, kui oleksid siin härrased enne öelnud mulle. Nii. Seal oligi 2 faili. 2 faili ja selle koha peal me paneme kooloni, sest siin tuleb loetelu, mis need olid, nii et see koma ei ole siin üldse tore. Koolon ja sellele järgneb loetelu. Jutumärgid on käsul ka all. Vot nii palju küll. Image JPG ja muide võin öelda, et raamatukirjastuses me nimetame neid faile JPG-ideks. Niisiis seal oli üks JPG ja seal oli ka teine JPG, jutumärk alla, image 2 JPG ning ka üks
readme text file, milles oli kirjas niiviisi ja seda ja. Pärast taandrea eemaldamist me toome küll alla esimese jutumärgi. What the fuck on selle asja nimi jumala eest, jääb nii. Selle readme tekst räsi tõlgendus oli jutumärgid alla, jagatud kausta sisu. Kasutatud oli muide Caesar Kipcherit. Cypher. Cypher. Saite aru? Mina sain. Caesar Cypherit. Kuna tekst on üleni IT-teemaline ja ta on tulvil inglisekeelseid fraase, väljendeid, värke, siis me ei tee siia seda, mis juhul, kui on mingi muu valdkonna, muu ala tekst. Teistes erialades on sedasi, et kui me kasutame ingliskeelset väljendit, siis ta on kursiivis. Me ajaksime selle konkreetse teksti väga kirjuks, kui on iga natukese aja tagant vaja panna jälle kursiiv, sest see Cypher ei ole eesti keeles. Ja järelikult ärme sülti soojenda ja selles tekstis neid kursiive ei kasuta. Aga teistes ainetes kasutame. Ehk siis, kui räägid poliitikas, et mingi asi on bullshit, siis see bullshit on sul külili. Aga siin jääb nii. Pildid saatsin ma Windowsi, võtame omastava käände i ära, sest praegu on olnud läbivalt nimetavas käändes. Windows arvutisse, jutumärgid alla, abil ning seal sain ma need avada. Nendel kahel pildil siis. Ühel oli lill ja teisel mesilane. Oli vaid teha viimane osa, milleks oli Wireshark faili uurimine Windows arvutis. Seal oligi põhjus, miks ma kõike siiani teinud olin. Meil on minevik, jääme endale truuks. Miks ma kõike siiani teinud olin. Avasin downloads, jutumärgid alla, taandrida ära, kaustas õige faili ning vaatasin lähemalt. Leidsin rea, mis oli kasutatud. Protokoll oli HTTP. Siin on nüüd 2 korda oli. Kuidas see lause kordas saada? Leidsin rea, mis oli kasutatud. Protokoll oli HTTP. Kas siia vahele äkki paneks koma, siis on hästi või? Kristella noogutab. Paneme koma Kristella nimelisse. Ühesõnaga leidsin rea, mis oli kasutatud, protokoll oli HTTP. Selle info osas oli kirjas, et on kasutatud Squirrel Mail ilma taandreata postkasti, mis vastas ühele küsimusele. Kui ma kirjutasin filtrite alla, jällegi jutumärk sinna, ning HTTP ning sealt valisin jutumärgid õigeks. HTTP, nii request method, post, kas seal peabki olema 2 võrdusmärki? Ja. Selge. On 2 võrdusmärki, pikad rööpad. Valisin siis teise, taandrida ära, asja, ma ütlen nii suure kergendusega sest see on asi, mida mina tean. Teise asja, mis seal oli, kuna see oli pikem ning läksin selle alt jutumärgid, follow ja siis on nagu ta on, TCP stream. Sealt leidsin, et meili saatja oli
jutumärgid, noger@mailinator.com ning ta sõnum oli. Siin me teeme lisaks taandrea ärakaotamisele asesõna pikaks. Sest kui me kasutame asesõna tähenduses kelle, mille, on alati parem öelda pikalt välja tema sõnum oli. Siis ei ole lause niisugune natuke lombakas ja poole vilega. Tema sõnum oli, siia jälle see jutumärgi teema, test. Polnud vastus, mida ma lootsin, kuid oli vastus, mida ma vajasin. VMware on siin ülesandes. Siin ülesandes on VMware virtuaalmasinad. Mis selle lausega nüüd viltu on? Minul jooksis kõva ketas praegu kinni. VMware on. Siin ülesandes on. Ma ütlesin, mul jooksis kõva ketas kinni. Ja, näen. Tahtsin juba koju minna. VMware on selles võrgulindistuses mainitud, kuna kõik need arvutid, ikka see taandrea värk, siin ülesandes on VMware virtuaalmasinad. Muidu ma näitaksin võidukalt, nii punaseks tegin. Aga nagu me saime teada, esiteks me tegime rohkem tühikuid koristasime ära, kui oleks tohtinud. Küll aga juhin ma nüüd tähelepanu sellele, et kui kirjutada nüüd teksti nagu teksti, siis tuleb jälgida sõnade kordumist. Kuna me olime üliametis selle krüptika lahkamisega, siis ma teksti käigus ei juhtinud teie tähelepanu sellele, et selles tekstis on umbes 30 korda sõna vaid. Ühesõnaga, keeleliselt tuleks leida emb-kumb kas sünonüümid ainult kõigest üksnes ja siis see on siis keeleliselt. Aga emotsionaalselt kisub see vaid kordumine selle teksti ilukirjanduslikuks. See vaid, mis kordub nagu mantra, see näitab teksti autori üleolekut asjast, et tal on enam-vähem igas lauses see sõna vaid kõigest. See tähendab niisugust emotsionaalset tausta su kukla taga, et sa lugedes hakkad lause haaval autorit usaldama. See autor on teemast üle. Sa saad juba esimese lõigu puhul aru, et ta saab hakkama, et ta päriselt häkib ja et see ülesanne on vaid häkkimine. Teie poolt on oodatud siis tekstile retsensioon ja minu poolt oodatud kohtume veel. Elage seni hästi.